Autotööstuses kehtib kindlasti vanasõna, et iga vana lõpeb millegi uue algus. Toyota otsustas sellel aastal, et lõpetab küllaltki kultusliku mudeli Avensise tootmise ja toob selle asemele Ameerikast Camry ja kohandab selle siis eurooplaste jaoks natukene vastavaks siis. Samuti otsustas ka Lexuse Toyota luksusbränd, et GS on oma aja ära elanud ja on aeg tuua ES siia. Ja võib jääda eurooplasele mulje natukene, et Toyota ei viitsi arendada välja uusi sõidukeid, vaid toob siis lombi tagant siis juba olemasolevaid autosi, kuid mine sa tea, kus see tõde peitub. Linnas lülitub siis ise laadiv siis hübriid ennast sageli elektrilisele sõidurežiimile ja võimaldab nii ka siis heitmegaasi vabad sõitu. Sellel uuel autol on olemas esiklaasi näidik. Samuti on olemas ka kokpit, mis võimaldab personaalset lähenemist vastavalt siis juhi eelistustele. Varustatud uusima Lexus Safety System, mis sisaldab jalakäija tuvastust öösele, jalgrattatuvastust, sõiduraja jälgimisabisüsteemi ja 2-faasilised automaatsed kaugtulede süsteemi. Ja sisu näeb küllaltki Lexusele omanimane välja, sellel on olemas ka kõik juhtnupud, et mingit suurt siis sellist puutetundlikkuse võidukäiku sinna tekkinud pole. Lexus nagu Lexus ikka. Kohanduv kiiruse näidik. Ja kui teil pole enam ühtegi autot enam eessõidureas, siis kiirendab ES automaatselt eelnevalt seadistatud kiirusele. Sportmudel ESF on siis omab enda standardvarustuses ASV süsteemi ja 19 tonniseid valuvälgi ning musta riist viirutatud siis selliseid materjale. Ja mootoriks on tal 300 Haas Hybrid 2,5 R431 kilovatti, 178 hobujõudu, hind on tal üsnagi ümmargune algse ehk 37 333 eurot. Ja see on komfortvarustustasemel ja kui tahate navigatsioonisüsteemi, tuleb maksta siis 3800-500 eurot ja kõige kallim versioon on 50 500 eurot. 4,7 liitrit on 100 kilomeetri kohta keskmine kütusekulu, mis võiks olla natukene väiksem. Selline on uus Lexus ES. Vaatame, kuidas tal Euroopas minema hakkab, mine sa tea. Võib-olla teeb tõesti suure läbimurde siin, nii nagu ta on ka Ameerikas teinud. Ja mulle meeldib väga see uus ES, sest et ta disain on selline natukene malve ja ei ole nii agressiivne nagu mõnel Lexusel. Kohtume meie juba teiega järgmisel nädalal, nagu ikka.